Tere kõigile! Täna vaatame, millised on mõõtühikute vahelised seosed, et oleks lihtsam ja kiirem mõõtühikuid teisendada. Täna tegeleme siis pikkusühikutega, pindalaühikutega, ruumalaühikutega ja massiühikutega. Pikkusühikud on näiteks kilomeeter, meeter, detsimeeter, sentimeeter ja millimeeter ja nendega saab siis erinevaid kauguseid või pikkuseid mõõta. Pindalaühikud on näiteks siis ruutkilomeeter, ruutmeeter, hektar, ruutdetsimeeter ja nii edasi ja nendega mõõdetakse siis erinevate pindade suuruseid, näiteks siis maapind või midagi sellist. Siis on ruumalaühikud, mis on näiteks kuupmeeter, kuupdetsimeeter, kuupsentimeeter, liiter ja nendega mõõdetakse siis mahutavust, teinekord öeldakse ka mahuühikud, et kui palju midagi kuskile näiteks purki või kasti või kuhugi sisse mahub. Ja viimaseks siis massiühikud, millega mõõdetakse siis massi ehk kaalu, et need on siis tonn, kilogramm, gramm ja milligramm näiteks. Alustame pikkusühikutest. Ma tahan teiega koos teha siis sellise skeemi, kus on peal kõik pikkusühikud ja nende omavahelised seosed ja siis ma näitan, kuidas seda skeemi kasutada, et pikkusühikuid teisendada. Kõigepealt paneme siis kirja kõik pikkusühikud, mida me siis põhikooli matemaatikas kasutame. Kõige suurem siis kilomeeter, meeter, detsimeeter, sentimeeter ja kõige väiksem siis millimeeter. Nüüd selleks, et edukalt teisendada, pead sa teadma, et kuidas omavahel on naaberühikud seotud. Naaberühikud on siis need, mis vahetult teineteisele järgnevad. Ja esimesed naaberühikud on meil kilomeeter ja meeter. Ja sa tead, et kilomeeter on 1000 korda suurem kui 1 meeter. Nii et kui ma tahan kilomeetritest teisendada meetriteks, mul tuleb seda arvu korrutada 1000-ga. Kõik teised nende pikkusühikute, naaberühikute vahed on siis 10-kordsed. Ehk 1 meeter on 10 detsimeetrit, 1 detsimeeter on 10 sentimeetrit ja 1 sentimeeter on 10 millimeetrit. Kui ma tahan aga nüüd teisendada vastupidi, ehk näiteks millimeetritest sentimeetriteks, siis tuleb mul teha siis nii-öelda pöördtehet ehk siis jagada see arv 10-ga. Ja nii ka kõikide teiste naaberühikute vahel, välja arvatud siis meetrid, mida tuleb jagada 1000-ga, et saada siis kätte vastus kilomeetrites. Järgmiseks teeme siis mõne näite, et kuidas seda skeemi teisendamisel kasutada. Võtame siis 5 kilomeetrit ja ütleme, et meil on vaja teisendada see meetriteks. Otsid skeemi pealt üles siis kõigepealt antud info ehk kilomeetrid. Nüüd meil on vaja teisendada meetriteks ehk mul on vaja liikuda siis skeemil paremale poole. Järelikult vaatan seda ülemist arvu siin ehk vaja korrutada 1000-ga. Nii 5 korda 1000 on 5000 meetrit. Võtame siis ühe näite veel, et näiteks on seesama meil 5 kilomeetrit, aga on vaja teisendada detsimeetriteks. Nüüd detsimeeter ei ole tema naaberühik, vaid peame siit siis mitu korda liikuma, ehk kõigepealt jälle otsin esialgse ühiku välja, kilomeeter. Kõigepealt siis 1000-ga korrutama, et saada meetriteks ja veel 10-ga, et detsimeetriteks. Nii et kui ma tahan kilomeetreid teisendada detsimeetriteks, korrutan 10 korda 1000 ehk 10 000-ga ja saan 50 000 detsimeetrit. Olgu mul 3 sentimeetrit, otsin kohe juba skeemi pealt välja, sentimeetrid on siin. Ja ütleme, et mul on vaja see teisendada detsimeetriteks. Detsimeeter on tema naaberühik, aga see asub vasakul, nii et järelikult liigun vasakule skeemis, see tähendab jagamist. 3 jagatud 10-ga on 0,3 detsimeetrit. Kui aga see 3 sentimeetrit on mul vaja hoopis teisendada meetriteks, siis jällegi otsin siit esialgsed andmed välja, sentimeeter ja meetriteks 2 korda vasakule ehk 10 ja 10. Kui ma jagan 10-ga ja veel kord 10-ga, siis ma jagan tegelikult 100-ga. 3 jagatud 100-ga on 0,03. Nüüd siin korrutamisel ja jagamisel sa pead siis tõstma nii-öelda neid komasid edasi ja tagasi, eks ole, et kas sul tuleb siis neid nulle siia lõppu juurde
või hoopis tuleb nulle siia ettepoole juurde, et oleneb, et mis tehet sa teed, kas sa korrutad või jagad. Nii, ja teeme ühe näite veel, olgu mul antud 1,4 detsimeetrit, juba vaatan ära, et detsimeetrid asuvad siin. Kui see on vaja nüüd teisendada meetriteks, eks ole, jagan 10-ga, 1,4 jagan 10-ga, ehk tõstan koma ühe koha ettepoole, saan 0,14 meetrit. Ja kui mul nüüd see 1,4 detsimeetrit on vaja hoopis teisendada millimeetriteks, liigun paremale skeemil, ehk korrutan 10-ga ja veel kord 10-ga, ehk korrutan 100-ga, mis tähendab siis seda, et koma liigub 2 kohta edasi nii-öelda ja saan vastuseks 140 millimeetrit. Kuna ka pindala ja ruumala ühikud kasutavad seda sama skeemi natukene teisel kujul, siis ma soovitan sul selle pikkusühikute skeemi endale meelde jätta, tööde tegemise ajal endal kuskile välja kirjutada, et sul oleks see kogu aeg silme ees, kui sa teisendamisülesandeid lahendad. Ja ma usun, et see skeem on piisavalt lihtne, et sulle tegelikult jääb see meelde, nii et varsti tuleb sul see teisendamine peast ka päris kiiresti välja. Miseks vaatame selle sama loogikaga skeemiga pindalaühikute kohal. Need pindalaühikud on siis kõik need samad ühikud, aga lihtsalt ruutühikutena ja tuleb veel juurde hektar, mille tähis on siis H. Kui kilomeeter ja meeter erinesid teineteisest 1000 korda, siis ruutkilomeeter ja ruutmeeter erinevad teineteisest siis 1000 ruuduskorda. Nii et see on ka tegelikult väga lihtne osa siin skeemis meelde jätta, et pindalaühikud on ruutühikud, järelikult ka kõik need skeemis olevad siis nii-öelda järguühikud on tegelikult lihtsalt ruudus. Ja ruudus tähendab seda, et see on iseendaga korrutatud, 1000 korda 1000 on miljon, nii et siin ma pean korrutama miljoniga, 10 ruudus on 100, nii et siin vahel pean korrutama 100-ga, siin ka 100-ga ja siin ka 100-ga. Ja jälle, kui on vaja skeemis vastupidi liikuda, siis kõik need samad arvud, aga siis jagan. Siin jagan siis 100-ga, siin ka 100-ga, 100-ga ja siin jälle miljoniga. Nii et jäta siis meelde, et ruutühikutega tuleb võtta see pikkusühikute skeemis see arv ruutu ja 10 ruudus on 10 korda 10 ehk 100. Nüüd üks pindalaühik on veel, mis selles skeemis siin üleval ei ole ja see on hektar. 1 hektari tasub endal meelde jätta niimoodi, et 1 hektar on selline maa-ala näiteks, mis on ruudukujuline, üks ruutukülg on 100 meetrit ja teine ka 100 meetrit. Ehk 1 hektar on 100 korda 100 ruutmeetrit ehk 100 ruudusruutmeetrit, mis on siis 10 000 ruutmeetrit. Nii et hektari kohta ma teen sellise väikse skeemi siin, et kui ma tahan hektareid teha ruutmeetriteks, korrutan 10 000-ga ja kui ruutmeetrit teha hektariteks, siis jagan 10 000-ga. Aga jah, 1 hektari ma soovitan siis sellise joonise abil endale meelde jätta, kuna see hektar meil siia sellise suurde skeemi ei mahu, et tal on oma väike skeem. Teeme läbi ka mõne näite. Näiteks, kui mul on 5 ruutkilomeetrit ja ma soovin selle teisendada ruutmeetriteks, siis tuleb mul korrutada 1000 korda 1000 ehk miljoniga, mis tähendab, et see on siis 5 miljonit ruutmeetrit. Kui mul on näiteks 3 ruutsentimeetrit ja ma soovin seda teisendada ruutdetsimeetriteks, liigun vasakule skeemis, jagan 100-ga ja 3 jagatud 100-ga on 0,03 ruutdetsimeetrit. Nüüd, kui ma aga seda 3 ruutsentimeetrit tahan teisendada ruutmeetriteks, siis skeemi järgi hüppan 2 korda vasakule, jagan 100-ga ja jagan 100-ga, ehk kokkuvõttes jagan 10 000-ga, 3 jagatud 10 000-ga, tõstan koma siis ettepoole 4 kohta ja saan 0,0003 ruutmeetrit. Ja kui näiteks 140 ruutmeetrit on vaja teisendada hektariteks, siis ruutmeetreid hektariteks teisendades liigun, eks ole, niipidi, ma soovin hektareid saada, ehk jagan 10 000-ga ja kui ma jagan 140 10 000-ga, siis vastus on 0,014 hektarit. Lähme edasi ruumalaühikute juurde. Ruumalaühikud, mahuühikud on siis kõik need samad ühikud, mis siin on, aga nüüd kuupühikutena ehk siis kuubis. Ja kui sa nüüd mõtled selle peale, mis me varem tegime, siis see skeem tuleb üsna sarnane varasematele skeemidele, ainult selle vahega, et kõik need kordsed siin vahel on siis ka võetud kuupi. Nii et kui ma tahan näiteks kuupmeetreid
teisendada kuupdetsimeetriteks, siis ma korrutan 10 kuubis ja 10 kuubis on 10 korda 10 korda 10 ehk 1000. Nii et siin korrutan siis need naaberühikud 1000-ga, siin jagan. Nüüd kuupkilomeeter on tegelikult selline ühik, mida väga ei kasutata üldse millegi jaoks, et see on nagu tõesti väga suur ruum ja selle võib siit väga vabalt ka välja jätta, et tavaliselt tegeletakse siis kuupmeetriga, mis on siis mõõdetakse kõige suuremaks mahuühikuks. Ja lisaks siis nendele ruumala ühikutega kasutatakse ka tegelikult väga tihti ruumala puhul liitrit ja liitriga on see lihtne asi, et 1 liiter on sama, mis 1 kuupdetsimeeter. Nii et siin skeemis võid sa selle koha peal mõelda, et see on 1 liiter, kui sul on vaja siis liitreid teisendada kuupmeetriteks või kuupsentimeetriteks. Ja viimaseks vaatame üle siis massiühikud. Massiühikuteks on tonn, kilogramm, gramm ja milligramm. Nende omavahelised seosed on tegelikult päris lihtsad. Tonn on 1000 korda suurem kui kilogramm, kilogramm on 1000 korda suurem kui gramm ja gramm on 1000 korda suurem kui milligramm. Ja massiühikute skeem näeb siis välja selline, kui sul on vaja tonnid teisendada kilogrammideks, korrutad 1000-ga. Kui on vaja milligrammid teisendada grammideks, jagad 1000-ga. Nii et siin on siis eriti lihtne seda skeemi endale meelde jätta. Ja siin on mul siis tehtud ka selline kokkuvõtlik tabel kõikide nende skeemidega, mida me just vaatasime. Nii et oluline nende skeemide kasutamisel on siis kõigepealt vaadata seda ühikut, mis sul ette on antud. Seejärel vaadata, et mis ühikuks sa teisendama pead, ehk kas sa liigud skeemis paremale poole või vasakule poole, sest paremale poole tuleb korrutada, kui minna, ja vasakule poole tuleb siis jagada. Ning et pindalaühikutel on kõik need samad arvud, mis pikkusühikutel lihtsalt ruudus, ruumalaühikutel kuubis ja massiühikutel on siis eriti lihtne meelde jätta, et siin on lihtsalt kõikide ühikute vahe siis 1000 korda. Ma soovitan sul meelde jätta selle pikkusühikute skeemi, sest sellest tulenevalt oskad sa ka pindalaühikute ja ruumalaühikute skeemi. Lisaks siis veel pindalaühikutel see hektari lugu ka, mis ma rääkisin, et kuidas 1 hektarit meelde jätta. Ja ruumalaühikutel siis, et 1 liiter on võrdne 1 kuupdetsimeetriga. Kui sulle jääb see skeem meelde, siis ma usun, et sul on päris lihtne teisendamisülesandeid teha.